Käesolevas videos vaatame AstroTark äpi transiidi lehtede funktsiooni. Transiidid siis näitavad selliseid pikaajalisi ja lühiajalised mõjusid. Pikaajalised näitavad siis selliseid 24-aastased mõjusid, lühiajalised näitavad nädala kuni kuu täpsuses. Transiitide uurimine on eriti väärtuslik, kuna see võimaldab meil saada aimu planetaarsete arhetüüpide ajastustest meie elus. Võib-olla on just transiitide uurimine astroloogia kõigist valdkondadest see, mis annab kõige veenvamad tõendid astroloogilise perspektiivi võimsuse ja selle tohutu väärtuse kohta. Keskel on siis näha sünnikaart, ehk siis sisemine ring on planeedid siis meie sünnihetkel ja välimine ring on siis planeedid, kuidas nad hetkel taevas asetuvad. Siin me hetkel vaatame siis Volodymyr Zelenski sünnikaarti. Siit saab siis valida ka pikaajaliste ja lühiajaliste planeetide vahel. Pikaajalised on siis need planeedid, mis liiguvad aeglaselt, see tähendab seda, et need iseloomustavad selliseid pikemaid tsükleid meie elus ja lühiajalised on siis kiiremini liikuvad planeedid, mis iseloomustavad selliseid nädala, mõne päeva, kuu pikkuseid teemasid. Zelenski puhul on siis märkimisväärne tema sünnikaardi Marss, mis on selline sõjaplaneet, agressiivsus tema sünnikaardis ja siis taevas Pluto läks tema Marsiga opositsiooni. No siin 3-kraadisesse sellisesse tugevasse vahemikku läks ta siin esimese laine ajal 85 veebruar 2022 ja nagu mäletame, 24 veebruar 2022 algas Ukraina sõda. Üsna täpselt siis Zelenski sellise transiidiga Marss ja Pluto, Pluto on selline sügavus, transformatsioon, intensiivsus, Marss sõda, ehk siis selliste pikaajaliste transiitidega ongi võimalik siis vaadata need lained, millal me oleme siin sellistes esimestes lainetes, teises laines, tipud siis kirjeldavad neid hetki, millal need mõjud on kõige tugevamad. No ja siis Zelenski puhul on näha, et ta siin ütles ka, et 2026 lõpeb kindlasti sõda, no siis selline 4-aastane pikk Pluto transiit siis Zelenskil Ukraina sõja ajal. Selline on siis lühidalt vaade siis pikaajaliste ja lühiajaliste transiitidele. See on tõepoolest siis üks selliseid viljakamaid astroloogia uurimisalasid, millega on võimalik siis jälgida enda igapäevaseid lühiajaliseid mõjusid ja pikaajalisi, sellest lähtuvalt siis teha selliseid targemaid otsuseid oma elus.